BMW 1999. aastal oma esimese maasturiga välja tuli, ehk esimese X5-ga, vaadati seda kui veidrat nähtust. Ometi aastal 2024 on erinevaid põlvkondi kokku müüdud juba üle 3 miljoni. Esimese põlvkonna väljatöötamise ajal kuulus Land Rover veel BMW omandusse, seega kasutati ära väga palju Land Roveri teadmisi ja lahendusi. Kuid erinevalt aasta varem välja tulnud Mercedes M-klassist ei olnud see raamil, vaid hoopis kandekerelauto. X5 on osutunud äärmiselt populaarseks ja BMW üldse on Eestis väga-väga populaarne, võib öelda, et isegi rahva üks lemmikautosi. Neid on arvel üle 55 000 ja erinevaid X5 mudeleid kokku pisut üle 7600. 2018 aastal jõudis X5 juba 4. põlvkonnani ning kannab indeksit G05. Auto24 portaalis on müügil umbkaudu 94. põlvkonna X5 ja hinnad stardivad seal 35 000 euro juurest. See konkreetne auto pärineb Bravo Auto Tallinnast ning täna vaatamegi lähemalt, millised mootorid siia pakuti, millist varustust said tellida, kuidas temaga sõita on ja kuidas ta vastu peab. Ja üldse vaatame üle ka, milliseid häid alternatiive tasuks turu pealt vaadata. Neljanda põlvkonna X5 baseerub uuel BMW Clar platvormil ehk siis samal platvormil nagu ka 5. ja 7. seeria. Ja nagu ikka, iga uus mudel on eelmisega võrreldes suurem. Ja ka see X5 loomulikult pole erand. Auto pikkus kasvas 36 mm ja telgede vahe 42 mm. Laiust tuli juurde lausa 66 mm, mida on päris palju. Samas katusjoon tuli 19 mm madalamale. Eelkäijaga võrreldes muutusid tuled märkimisväärselt kitsamaks. Neerud kasvasid loomulikult suuremaks. Ka kaitserauad said täiesti uue disaini ja auto näeb oluliselt kurjem välja kui varasemalt. Ka kogu tagaosa on saanud täiesti uue disaini. Need tagatuled näevad välja kuidagi küpsemad, ei täiskasvanelikumad. See auto on muutunud palju selliseks soliidsemaks ja viisakamaks. Ehk iga uus põlvkond on viinud X5 õige pisut rafineeritumaks. Ehk vähemalt minu arvates näeb see 4. põlvkond küll äärmiselt soliidne ja viisakas välja, samas parajalt siuke jõuline ja kuri. Mulle meeldib, kuhu see X5 omadega 4 põlvkonnaga jõudnud on. Pagasiruum on sellel autol märkimisväärselt suur ehk lausa 650 liitrit. Ja mis on eriti äge, et see tagaluuk on selline kaheosaline. Ma arvan, et selle nad võib-olla omal ajal laenasidki Land Roveri pealt. Igatahes see on äge lahendus, sest et kui sa midagi pagastikust välja võtad, siis ei kraabi sa tagumist kaitserauda ära. Probleem võib olla muidugi sealt tagant mingid asju kätte saada, sest et see pisut segab siin. Okei, see kaheosaline luuk on äge lahendus. Hea, kui sa oled valinud pistikhübriidi, siis 650 liitri asemel on sul siin ainult 500 liitrit. See ei ole ka muidugi vähe. Aastal 2023 läbis see mudel siis sellise mudelivärskenduse facelifti LCI, nagu BMW seda ise nimetab. Selle käigus muutusid tuled veel omakorda 35 mm kitsamaks. Loomulikult tuli uus iluvõre, uued kaitserauad nii ette kui taha ja muutus ka külje peal see õhuava moodi olev element. Ja loomulikult sai auto täiesti uue disainiga tagatuled, mis ikkagi on ära tuntavalt 4. põlvkonna X5 tagatuled. Bensiinimootorite baasversiooniks oli X-Drive 40i. Siin on 3-liitrine rida 6, see on üks turbo ja see annab välja 250 kW. 0-100 5,5 sekundit. Pisut hiljem muutus juba poolhübriidiks ja 2023 aastase poolhübriidile anti võimsam elektrimootor suurem aku, nii et kilovatte lausa 280. Ühtlasi tekkis valikusse ka pistikhübriid ehk siis X-Drive 40e, sellele juba 290 kW ja facelifti käigus muutus see X-Drive 50X, see oli kilovatte juba 360 ja puhtalt elektrilist sõiduulatust lubati lausa üle 100 kilomeetri. Kuigi tänapäeval naljalt enam V8 mootoreid autode kapoti alla ei panda, siis 4. põlvkonna X5-l on see õnneks täitsa olemas M50i näol, millel siis lausa 390 kW, 4,4 V8 ja 2 turbot ja hiljem muutus see nimi siis M60X. Võimsus oli samaks ja kiirendusega ka samaks ehk siis 4,3 sekundit. Ja bensiinirivi kõige võimsamateks tegijateks jäid siis X5M ja X5M Competition. Esimesel neist 441 kW ja teise 460 kW. 0-100 vastavalt 3,9 ja 3,8 sekundit.
diiselmootorite baasversiooniks on X-Drive 30T. Sellel oli algselt 190 kilovatti, mõne aja pärast muutus see juba nii-öelda poolhübriidiks ja sai endale kilovatte kokku 210 ja mudeli värskenduse käigus lausa juba 219 kilovatti. Kiirendus 0-100 6,5 sekundit ja hiljem 6,1 sekundit. Lisaks on olemas ka samasele 3-liitrise rida 6 diisliga X-Drive 40T. Sellel kilovatti juba 250 ja kiirendusaeg 0-100 5,5 sekundit. Ka see muutus poolhübriidiks ja sai mõne kilovatti juurde. Kuid kõige võimsamaks diisliks on M50T. 3-liitrise rida 6 diiselmootorile on pandud peale lausa 4 turbot, kilovatte 294 ja kiirendusaeg 0-100 5,2 sekundit. Käigukastiks on alati 8-käiguline ZF automaatkast ning kõik versioonid omavad püsivat nelikvedu ehk X-Drive'i. X5 näeb seest ikkagi väga soliidne välja. Näha on, et siin on kasutusel väga kallid ja kvaliteetsed materjalid ja nagu BMW kohta teada on, siis on see kokku pandud ka üldiselt äärmiselt hästi, et siin kuskilt midagi ei nagise ega nigise, et kõik on niisugune mõnus ja tugev käe all. Ja ka varustust loomulikult pakuti sellele ikkagi luksusauto kohaselt. Baasvarustusena tuli kaasa näiteks kunstnahast istmekatted, nahast rool alati, multifunktsionaalne, kus saad siis menüüd juhtida või siis püsikiirushoidjat sättida. Standardis olid ka juba sportistmed, mis on elektriselt liigutatavad ja juhiste on ka mäluga ning ka esimesed istmesoojendused olid baasvarustuses juba olemas. Ja ka meeleoluvalgustus tuli siia nii-öelda baasvarustusena kaasa. Standardina saad siia 2-tsooni kliima. On olemas Apple CarPlay, aga Android auto koha pealt on info selline vastuoluline, et kas seda üldse on. Ja no loomulikult selle klassi autol on olemas alati parkimisandurid nii ees kui taga, parkimiskaamera, ühtse said ka juurde parkimisassistendi, mis peaks aitama auto ise parkimiskohta ära parkida ning ka tagurdusassistendi. Ehk kui oled kuskile kitsasse kohta ära manööverdanud, siis peaks olema võimeline viimased 50 meetrit iseseisvalt tagasi tagurdama. Ja lisaks on sul olemas ka siin ees 2 topsihoidjat, kuhu oma pudelid ära panna. Kuid lisavarustuse nimekiri oli siin ikkagi eriliselt pikk. Ühtesi, kui sulle niisugune plastne armatuur ei meeldi, siis said siia tellida naha peale ja kes sportistmed ei tahtnud, siis on olemas ka mugavad komfortistmed. Esimestele istmetele said ventilatsiooni, said ka massaažifunktsiooni ja tagumistele istmetele on võimalik tellida ka istmesoojendused juurde. Ja kui on rohkem inimesi vaja vedada kui 5, siis on olemas ka valikus 3. istmerida. Ja lisavarustuse alla kuulusid ka võtmevaba sisenemine käivitamine, head-up display, siis 6D servosulgurid ehk soft close, müra summutavad klaasid ja panoramkatus. Ja tagumistele akendele oli juurde võimalik tellida ka rulookardinad. Nendele esimestel topsihoidjatele said juurde tellida ka nii jahutuse kui soojenduse, et su kohvi ära jahtuks või su limonad liiga soojaks ei läheks. Millest on kahju, et see 360 kraadi kaamera ei tulnud ka standardvarustusena kaasa. See on päris ägeda pildiga ja on manööverdamisel ikkagi väga-väga palju abiks. Näidikute paneel on selle ajast autodel juba kõigil praktiliselt digitaalne. Siin on BMW Professional Cockpit ehk siis diagonaaliga 12,3 tolli. Keskekraan on kenasti siis ära integreeritud ja see on samamoodi 12,3 tolli. Mudeli värskenduse käigus see armatuur natuke teistsuguse kuju ja siia ette ilmus üks suur pikk ekraan ehk siis 12,3 tolli näidikute paneel ja 14,9 tolli multimeedia ekraan. Kui nüüd helisüsteemidest rääkida, siis baasversiooniks on BMW Professional. Sellel on vaid 6 kõlarit ja 100 vatti. Järgmine valik oli Hi-Fi helisüsteem, sellel juba 10 kõlarit ja 205 vatti. Ja kui ikka veel midagi paremat tahtsid, siis oli valikus Harman Kardon 16 kõlarit ja 464 vatti. Kuid päris tipuks jäi ikkagi Powers & Wilkins, sellel on 20 kõlarit ja 1508 vatti, nii et see on sellistele erilisematele audiogurmaanidele. Kogu see ergonoomika siin on ikkagi äärmiselt hea. Mulle meeldib, et siin on terve rida füüsilisi nuppe. Mudeli värskenduse käigus muidugi siin paraku need kadusid ära ja kolisid ikkagi ekraani peale ikoonideks. Ja ühtlasi ka mudeli värskenduse käigus kadus ära selline klassikaline käigukang ning asendus väikese sellise lülitiga. Üldiselt mulle väga meeldib see, kuidas BMW need ekraanid siia ära paigutanud, ära lahendanud. Näidikute paneel on kenasti integreeritud, keskekraan ehk multimeedia ekraan on kenasti siuke näpuvajutuse kaugusel, et ei jää liiga kaugele. Ja see on mõnus, et sa saad seda läbi e-drive'i juhtida ehk ei pea ainult näpuga mööda ekraani surama. Kokkuvõttelt on see interjöör selline piisakas, soliidne, nägus ja ikkagi mõjub kallina ja sellise luksusautole kohaselt. Järelturult, kui vaatad neid autos, siis mida rohkem asju peale pandud on, seda toredam sul tõenäoliselt elu selle autoga pärast on. Siin tagumisreas on
ruumiga ikka väga hästi, sest et iste on minu järgi paigas ja mul on siin põlveruumi veel piisavalt, et saan isegi mõnusalt lõsutada ja jalad mahuvad tooli alla ka ära, nii et taga täiskasvanul väga hästi kõik. Lisaks on see kardaanitunnel siin ka äärmiselt madalal, nii et ka keskmisel reisijal ei ole siin autos ebamugav. Käetoe seest leiame ka ilusti tagumistele reisijatele 2 topsihoidjat. Siin on ka väike laegas, kus siis oma tahvelarvuti või telefonid või pakknätsu ära peita. Iste on väga mugav, mulle siin meeldib, nii et ma arvan, et 3 täiskasvanut, pikk sõit, X5, väga hästi tehtav. Kuidas 4. põlvkonna X5-ga sõita on? Selle proovime järgi ja peab tunnistama, et kuigi ma olen väga paljude erinevate maasturitega ja muude autodega sõitnud, siis X5 rooli taha polegi ma varem sattunud. Nii et selle võrra mul endal ka märksa huvitavam. Nagu eeldada võis, siis tegelikult X5 juhitavus on ikkagi midagi täiesti omast klassist. See rool on ülimõnusalt peos, ta on hea jämedusega ja ta tagasiside teelt on ikkagi nagu väga hea ja ta on üsna äkiline, et linnas manööverdamisel ta on kerge ja suurema hoo pealt muutub mõnusalt raskemaks, et see kontroll auto üle tundub nagu väga hea. Vedrustus, siin on konkreetsel autol on tavavedrustus, ehk siis istub teras vedrude peal. Ja ütleme, eka nendega mingit õõtsumist ei ole, kerekaldumist mingil määral pisut on, aga mitte nüüd ülemäära palju. Nii et sa siia said ka aktiivamortisaatorid, siis, mis peaks selle kaldumise oluliselt vähemaks võtma, või kui tellisid endale õhkvedrustuse, siis võiks see sõit olla ikkagi väga pehme, mõnus ja siidine. Aga üle lammavate politseinike läheb nagu ilusti ja pehmelt. Et arvestades auto on nii suur ja kolakas ja raske, siis tegelikult isegi see tavavedrustus saab selle massiga nagu üli hästi hakkama. See 8-käiguline ZF-i käigukäest, see on, ma ütleks, üks parimaid käigukäest üldse, mida tehakse tänapäeval. Nii et käiguvahetusi sa praktiliselt ei tunne. Ja see konkreetne eksemplar on nüüd siis baas diiselmootoriga, ehk siis tavaline 1 turboga 3-liitrine diisel, 195 kilovatti. See ei jää selle kere liigutamisega absoluutselt hätta, nii et liigub ta nobedalt, nii et ma isegi tahaks teada, kui nüüd diisli poole vaadata, mida see M50T oma 4 turboga teeb, et arvata võib, et see liigub ikkagi väga, väga mehiselt. Kuigi siin on nüüd, ekraanid kõik on digitaalsed, siis piisavalt palju on jäetud ka füüsilisi nuppe, ehk kliima kontrollimine ei käi ekraani pealt, vaid käib nuppude alt. Ja ühtse pole ka rooli peal erinevaid puutetundlikke nuppe, need on päris füüsiliselt plastmassist nupud, mida on hea vajutada, sa tead, kus nad asuvad ja nad teevad alati täpselt seda, mida sa tahad, et nad teevad. Et istmed on sportistmed, väga mugavad on kusjuures, oluliselt mugavamad, kui ma eeldaks. Ma arvasin, sportiste on sportlik, jäik ja ebamugav. Ja vastupidi, need on päriselt väga mõnusad ja mugavad ja väga hea külgtoega. Tegemist on ikkagi ju maasturiga, aga meenutab vägagi oma olemuselt sõiduautot ja ma arvan, et tegelikult BMW eesmärk ongi olnud pakkuda sellist mõnusat, head ja mitte õõtsuvat sõiduautolikku, sportlikku kogemust. Kui nüüd korra tulla uuesti nende ekraanide peale tagasi, siis nende pilt on väga mõnusalt terav. Siia juhi ette saad panna endale navi, erinevad muid näite. Keskekraani peal saad näpuga siin järgi ajada või siis, mis mulle väga meeldib, et BMW on endiselt kindlaks jäänud oma iDrive'i lahendusele. See on mõnus, ma ei taha alati sõidu ajal siin näpuga pehkida. Palju mõnusam on võtta see väike rullik kätte ja sellega mööda menüüsi ringi surfata. Kokkuvõttelt selle BMW sõiduomad on ikkagi märksa paremad, kui ma lootsin. Võib-olla Cayenne pakub natuke teravamat ja vahetumat juhitavust, aga BMW kindlasti on Mercedesest ja Audist oma sõiduomadustega ikkagi mäekõrguselt üle. Muidugi, kui sa otsid niisugust pehmet, mugavat sõitu, siis võib-olla BMW liiga sportlik. Samas, võib-olla ei ole ka. Kui sa oled ikkagi inimene, kellele meeldib ise autoga sõita ja sellest ka rõõmu tunda, siis BMW X5, ma arvan, on päris hea valik ja ma saan täitsa aru, miks neid nii palju ostetud on ja nii palju ka turu pealt võtta on. Tegemist on väga-väga hea autoga.
Tere! Täna oleme tulnud Inkscape Motors Eesti uude müügisalongi Jälgimäel ja meil vaatluse all on BMW G05, mis on BMW X5 4. põlvkond ja tootmisse läks masin aastal 2018. Eelmised mudelid BMW E70 ja F15 kasutasid sama platvormi, siis nüüd G05 tuli täiesti uuele platvormile, kus on kasutatud rohkem alumiiniumit. Masin on jäigem ja tunduvalt parema juhitavusega kui siis eelnevad mudelid. X5 on nende aastate jooksul Eesti kliimas ka väga hästi hakkama saanud. Roosteprobleeme sellel mudelil ei täheldata. Kuna auto on ikkagi tipptehnoloogilisel tasemel, siis üks koht, mis võib suurt kuluosa teha, on siis näiteks esimene andur, mis kivist põhjustatud löögist võib puruneda ja selle orienteeruv maksumus on umbes 800 eurot. Aastad ja meie klimaatiline temperatuuride kõikumine ja päike teevad tihti liiga siis panoraamkatus tihendile või selle kummiosale seal. Seda küll ei ole väga kulukas ja keeruline vahetada, saab ka seda ise hooldada ja et ta ei läheks liiga rabedaks, tuleb seda määrida. Kui peaks juhtuma, et ta hakkab ajaga ära kuluma, murenema, siis võib juhtuda see, et salongi võib hakata imitsema sealt vett. Kindlasti on kuulda ka eriti maanteesõidul tuulekohinat, mida siis juba oma aja ära elanud tihend hakkab sealt läbi laskma. Lisaks eelnimetatud tihendi probleemile tasub kindlasti hoolduste käigus ka äravoolutorusid puhastada, kuna ka seal võib tekkida ummistus ja sealt võib hakata salongi imitsema vett. Üks tavapäraseid probleeme, mis kimbutab X5, on siis selline valguslahendus, mis tekitab niisuguse LED-vaiba siia, kui te hakkate autosse minema, siis need lambid annavad mingil hetkel otsad ja need tuleb ära vahetada. X5-l on täheldatud ka elektriliste amortide kulumist ja selle puhul tuleb siis nüüd vahetada ja tüki hind on orienteeruvalt 800 eurot. X5-l on olnud kasutusel päris lai nimekiri erinevaid mootoreid. Algasid nad juba tegelikult nii 2-liitrisest bensiinimootorist kui 2-liitrisest diiselmootorist ja lõpetasid suurte V8-tega. Eesti turul peamiselt on ikkagi müüdud meil 3-liitrist diiselmootorit. Diiselmootoritest on peamiselt valikus siis 2 3-liitrist versiooni, kus siis üks on meil 195 kilovatine ja teine on 2 turboga 230 kilovatine diiselmootor. Diiselmootorid peavad hästi vastu, on näidanud head töökindlust. Mõningad probleemid, mis võivad olla autodega, mis sõidavad peamiselt linnas, puudutab SR-süsteemi, mis siis seob ära väljalasketorustikus oksiide. Mis siis juhtub on see, et lühikestel sõitudel võib sinna ladestada niiskus ja selle anduri vahetus on orienteeruvalt selline 700 eurot. 2 turboga diiselmootorite puhul mõningatel juhtudel on täheldatud seda, kus turbo õlitus ja selle torustik on ajas oksudeerunud, kulunud ja selle puhul on tulnud siis see torustik vahetada. Turbodega üldjoontes suuri probleeme iseenesest täheldatud ei ole. Kindlasti annab selleks alusega see, kui teha õlivahetusi kuskil orienteeruvalt 15 000 kilomeetri tagant. X5-l on vahekast üsnagi tundlik, mis siis tähendab seda, et tegelikult peaks jälgima rehvi ühtlast kulumist, et seal ei tekiks väga suuri erinevusi, mis mõjub vahekastile halvasti. Vahekastis soovitatakse õli vahetada 60 000 kilomeetri tagant. Esi- ja tagadiferentsiaalides soovitatakse õli vahetada kuskil 120 000 kilomeetri tagant. Mootorid on paaritatud 8-käigulise ZF käigukastiga ja soovitatakse seal samuti seda 120 000 piiri jälgida. Nagu eelnevalt mainitud, siis soovitame mootoril õlivahetust teostada 15 000 kilomeetri tagant. Oleneb nüüd mootori suurusest, siis selline tavapärane hooldus maksab kuskil 300–500 eurot. Selle põlvkonna X5 sai ka nüüd juba endale esi- ja tagasilda õhkpadjad lisavarustusena. Õhkpadjad peavad sellel mudelil üsna hästi vastu.
samuti ka sillad Eesti teedel. Mõned kasutajad küll kurdavad, et kettad, klotsid kuluvad kiirelt, kuna tegemist on ikkagi üsnagi raske autoga. Soovitame kasutada originaalvaru osasid, mis peavad palju paremini vastu kui alternatiivsed. Aga sellisel juhul, kui me räägime nüüd selle auto ketaste klotside täisringi vahetusest, siis orienteeruv maksumus on 2500 €. Kui siit silla juurest midagi välja tuua, siis on hüdraulilised õõtsapuksid, mis võivad lihtsalt ühel hetkel oma töölepingu lõpetada, ajavad vedeliku välja ja hakkavad kääksuma, krigisema, siis ühe selle hind on niisugune 300 € pluss vahetus, töö on kiire, kuskil pool tundi. G05-l on üldiselt hea multimeediasüsteem, palju mingisuguseid probleeme ei ole kasutajad sellega täheldanud. G05 sai ka juba endale üle õhu software'i update'i. On olnud seal probleeme sellega, kus kohas peale softi uuendust mingisugused funktsioonid võib-olla ei tööta tavapäraselt, aga saab uuesti korrata protsessi ja need probleemid on tegelikult lahendatud ja kui ei saa lahendada seda siis üle õhu, siis tuleb tulla esindusse, kus kohas see tehakse tegelikult üsna kiiresti korda. X5-l on kasutusel kvaliteetsed materjalid. Kui otsida nüüd kulumisjälgi, siis peamised kulumisjäljed võivad tekkida siis roolile. Kuna tegemist on üsnagi kõrge autoga, siis istmete küljeservad sisse-välja minnes kindlasti saavad rohkem tööd ja tänu sellele kuluvad. Nagu eelneva jutu põhjal võisime veenduda, siis tegemist on üsnagi hea autoga. Kindlasti on ta oma koostöö kvaliteedilt, dünaamikalt, vastupidavuselt tunduvalt parem kui eelkäijad. Kui te otsite endale korralikku kasutatud BMW-d, leiate hea valiku kontrollitud garantiiga sõidukaid Bravo autost. Kui ostate ja leiate mõne auto 24-st, võite julgelt pöörduda automaakleri poole. Lingi leiate juba kuulutuse juurest, valite endale sobiva paketi ja meie spetsialistid teostavad töö 2-3 tööpäeva jooksul. Aga kui ikkagi BMW ei ole päris sinu maitse, mida siis alternatiivina vaadata? Õnneks on siin turu peal erinevaid konkurente päris palju. Esimesena tasus kaaluda võib-olla Audi Q7 teist põlvkonda, mis tuli välja aastal 2015. Neid leiab Auto24 portaalist müügil üle 80 eksemplari ja hinnad algavad juba 20 000 € juurest. Kusjuures see on selle klassi kõige suurem ja ruumikam auto. Ta võib-olla näeb pisut siuke tagasihoidlikum ja igavam välja, kuid mootorid on võimekad ja nelikvedu samuti väga hea. Mercedesel on vastukaaluks pakkuda GLE 4. põlvkond, mis tuli välja aastal 2018. Küllaltki nägus ja hästi varustatud auto. Erinevalt siin BMW-st ja Audist on ta oluliselt pehmem ja mugavam sõita. Müügis leiab neid umbes 70 eksemplari ja hinnad algavad 35 000 € juurest. Ja kui muidugi hing ihkab sellist sportlikku sõitu, siis üks tugev konkurent on kindlasti Porsche Cayenne'i 3. põlvkond, mis tuli välja aastal 2017. Nende hinnad algavad 36 000 € juurest ja müügis leiab umbes 70 autot. Porsche sõiduomas on muidugi äärmiselt sportlikud ja eelkõige keskendutakse seal väga võimsatele bensiinimootoritele. Mida siis kokkuvõtvalt arvata sellest 4. põlvkonna BMW X5-st? Minu meelest näeb ta äärmiselt soliidne ja mõnus ja siuke kuri välja. Ka materjalid ja varustus on äärmiselt head, kuid tegemist on ikkagi suure luksusliku ja keerulise autoga, nii et pidamiskulud ei ole päris sellised Honda Civiculikud. Aga kokkuvõttes äärmiselt äge ja mõnus auto.